Nii, ja nüüd jätkame järgmise teemaga, milleks on hea haridus, hea kasvatus ning meedia roll. Seda paneeldiskussiooni juhin ma ise ja palun siia Elle Aan, Janek Mägi, Mare Pihlak ja Indrek Roipelt. Olge hea, võtke istet. Nii, mikrofon töötab ja alustame siis meedia diskussiooniga. Sellist auväärset seltskonda ei ole mul kunagi varem õnnestunud intervjueerida. Mitme raadiodirektorid, Eesti juhtiv suhtekorraldaja ja ajakirjanduse valdkonnas doktorikraadi filosoofia doktor, kes meil siin kõik koos on. Et selles mõttes on väga põnev võimalus. Aga alustame võib-olla sellega, et mis on teie jaoks hea haridus ja kas teil on ka toredad mälestused oma kooliajast? Hea haridus on, ma arvan, see, mis aitab elus hakkama saada, et aitab selle ajalikku elu mööda veeta niimoodi, et teistel on tore ja endal on tore. Aga et sellist kooli leida, kahjuks me seda ei saa ise valida, et nagu me Ellega ennem rääkisime, siis minu täna öeldakse küll gümnaasium, siis oli keskkool, aknad on laudadega kinni löötud ja seal see kooli enam üldse pole. Ja õpetajad meil ei olnud, inglise keelt 3 aastat ei olnud, keemiat ei olnud 2 aastat gümnaasiumi ajal. Aga ellu olen jäänud, nii et tegelikult ma arvan, et koolis sõltub kõige rohkem 50% sellest, kuidas sul elus läheb. Kõige rohkem. Ja, see on hea haridus otsiv vaim, sest praeguse aja kõige suurem risk on ära uppuda sellesse infosse. Ja inimene on inimene, ta ühel hetkel blokeerib selle info voo ja valib endale ainult meelepäraseid palakesi. Ja siis hakkabki võib-olla uskuma imelikke asju ja muutubki piiratuks, nii et see otsiv vaim peab ikkagi olema ja selle annab kool. Ja mingi niisugune eluterve inimlik ambitsioon kasvada, areneda ja mitte tõmmata joont alla õppimise mõttes, et inimene õpib ikkagi kogu elu. Ehkki paljud arvavad, et kui kooli lõpetavad, siis ongi kõik ja lõpetavad. Koolis käime kõik, saame tunnistused, läheme ellu. Kui palju me pärast mäletame või kasutame seda, aga haridus on seal juures. Minu meelest teine pool või oluline, et mis on see, mida me sealt siis oskame kokku panna sellest, mida koolis antud on. Mina olen kõige eelpoolt kõnelejatega nõus, aga ma arvan, et meie Hellaga vähemasti oleme käinud koolis sellel ajal, kui haridusse jäi väga suur lünk. Ja praegu töötades kristlikus raadios mina olen pidanud ennast küll täiendama, sellepärast, et sellel ajal, kui mina koolis õppisin, siis kõik see eluvaldkond otse kui puudus. Aga kool, nagu ikka, tuleb inimestel läbi käia ja ülikooli aeg on olnud selline, et ka seal on tulnud õppida kahetsusväärselt üsna palju neid aineid, mida elus hiljem vaja pole läinud ja puudu on jäänud nendest asjadest, mida vaja on läinud, nii et tõesti õppida tuleb kogu elu. Antiikajal ja antiikaja lõpus sõnastati 7 kardinaalvoorust, milleks olid tarkus, vaprus, mõõdukus, õiglus, usk, lootus ja armastus. Kas meedia ülesanne on kasvatada inimestes voorusi? Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et kõik ootused, mis meediale on pandud seoses sellega, et nad peaksid või ajakirjanikud peaksid meid paremaks muutma, see ei vasta tõele.
meedia ülesanne minu arvates on leida üles ühiskonna kõige suuremad probleemid ja juhtida neile tähelepanu. Ajakirjaniku eetikakoodeks punkt 2, mida Indrek tõenäoliselt teab ka peast. Ajakirjanik on majandusliku ja poliitilise võimu suhtes kriitiline. Haridus on poliitika, kirik on poliitika, kõik sotsiaalsed grupid on tegelikult poliitikaga seotud, sest nad kujundavad kindlate sotsiaalsete gruppide arusaama. Ja kui me seame ootused, mis tegelikult on ühiskonnal, meediale, mis on väga piiratud kitsasgrupp, no ma ei tea, palju see ajakirjanik on, võib-olla 1000, ja siis need peaksid harima kõik ülejäänud. Ma arvan, et see ei ole nii. Et üks tutud Ameerika ajakirjandusmogul, tema käest küsiti, et kas ajakirjandus teab tõde. Ta vastas, ei. Ajakirjandus teab ainult seda, mida allikad räägivad. Ja allikad, oleme meie, olete teie, kogu ühiskond. See, mida me meediast loeme, see on tegelikult see, kuidas Eesti inimesed asjadest aru saavad. Ja kui me mõtleme niimoodi, liiga pikalt ei räägi, aga see oli viimane mõte, et kui me mõtleme niimoodi, et on kuskil keegi, kes otsustab, et mis on oluline Eesti ühiskonnas ja nii edasi, siis see ei ole nii. Tegelikult see, mis on oluline, millist haridust on tegelikult vaja, me selle otsustame meie siin, ja kui meie ei suuda oma häält igaüks üksikuna tegelikult kuuldavaks teha, siis järelikult see hääl ei väärigi kuulamist. No, ma olen sinuga nõus ja ei ole ka. Et ma ei ole sellega nõus, et ajakirjandus on toru, et me lihtsalt oleme üks toru, kust kõik see läbi jookseb. Olgu see ükskõik mis solk või midagi muud. Et ikkagi ajakirjandus, hea ajakirjandus peaks andma kõigele, mida ta käsitleb, ikkagi mingi lisaväärtuse. Ta peaks seda analüüsima, ta peaks, on selline mõiste olemas nagu professionaalne otsustus, see tähendab, et uuriv ajakirjanik kaalub seda infot, mida ta saab ja jõuab siis mingisuguse otsustuseni, professionaalse otsustuseni ja see on ajakirjanduslik protsess. Ehk siis ma tahan öelda, et ajakirjandus ikkagi peaks midagi tegema ja sealhulgas ta peaks tegelikult ka harima oma auditooriumi või publikut ja küsimus on see, et mis siis see on või mida ta siis kasvatab. Tegelikult ajakirjandus on seotud ka uskumussüsteemiga või teatud väärtuste süsteemiga või väärtuste ruumiga ja ajakirjandus peaks seda väärtuste ruumi haldama selles avalikus kommunikatsioonis. Ja minu jaoks on kõige suurem oht niisugune toru ajakirjanik, kes lihtsalt võtab mingi pressiteate ja loeb selle ette isegi aru saamata, mida ta ette loeb. Aga see paraku on igapäevane praktika. Meil on väga palju selliseid tekste avalikus mõtteruumis, mis lihtsalt kusagilt tekivad, mis ilma igasuguse reflektsioonita jõuavad kas siis eetrisse või ajalehe külgedele. Et see on tõsine probleem, millele me peame kriitiliselt otsa vaatama ja millega peaks tegelema, et ajakirjandus paremaks muuta. Nii et ma päris ei ole nõus sellega, et ajakirjandus on lihtsalt üks mingisugune selline toru värk. Eks see tähendab, palju me sõnadest aru saame, loeme seda pressiteadet nii või naapidi. Aga kõik on õige. Meil on ilus sõna eesti keeles. Ilukirjandus, ajakirjandus, sõnal on tähendus. Ja ajakirjandusest hakati kohe rääkima. Panite tähele, et Heiki küsis meedia kohta, et mis see meedia ülesanne siis oleks ja kõik hakkasid kohe vastama ajakirjanduse kohta. Pidades seda, aga tegelikult see meedia peaks tähendama eelkõige siis sellist organiseeritud tehnoloogiat, on ta siis trükikirjandus või trükitehnoloogia abil või siis elektrooniline. Tänapäeval on ju see viimane, mis on kõige vallutanud, eks see on siis see internet ja tegelikult on ju see väga keeruline öelda, et telekommunikatsioonivõrgu kaudu andmeside ja mis seal kõik veel on, et siis jõuavad need bitid meieni ja see tekst, aga kas need voorused, loomulikult see, mis Indrek rääkis, eks me sellepärast seda ju teeme, et vähemasti need vanemad ajakirjanikud ikka sellepärast on alustanud seda, et nüüd midagi paremaks muuta.
usun, et kõik inimesed, kes saalis on, saavad aru, et see ajakirjanduse mõiste on nii lai ja see valdkond elus on nii mitmetahuline ja need väljaanded, olgu nad elektroonilised või trükimeedia, nad on nii eriilmelised, et siin nagu ühisnimetajat ei saa leida, aga mina saan rääkida ainult marginaalse nähtuse nagu Kristikraadio eest ja meil on isegi põhikirjas, ma imestasin, 25 aastat tagasi on pandud sedasi paberile, et on kristlik hariduslik. Ja ma arvan, et meie kohus on küll harida ja just nimelt seesama asi, millele ma juba viitasin, et kuna keskealiste inimeste puhul on ikkagi väga suur auk teadmistes, siis meil on see võimalus neid teadmisi tänasel päeval pakkuda ja ma väga loodan, et me mingis osas oleme suutnud tõesti seda teha ja mina arvan küll, et ajakirjandus siiski tõesti ka. Vähemasti ajakirjanikud peavad püüdlema selle poole, et mis tahes ametis, kus nad on, et nad püüavad ühiskonda harida, ükskõik kui suureliselt see praegu vastaks. On öeldud, et ajakirjandusel on erinevaid rolle, et tal on regulatiivne funktsioon, ehk siis avalikku arvamust mõjutab, siis on ta informatiivne funktsioon, kultuurifunktsioon ja meelelahutusfunktsioon, et kas kiriklikul meedial, avalikul meedial on vaja tegeleda meelelahutusfunktsiooniga ja kuidas teha häid haridussaateid. Kui ma tulin siia üritusele, siis ma tegelikult mõtlesin selle peale, et mul on hea meel, et mul ei ole nagu otsest kokkupuudet enam tänapäeva kooliga, et lapsed on nii suured ja lapselapsed koolis ei käi, kui pole veel. Et teatud osa närve ja närvirakke ja kulutamata ja seda kõike võib-olla siis on võimalus näiteks töösse kanaliseerida. Aga loomulikult Pereraadios on meil on mitu aastat üks selline koolielu puudutav saatesari. Mul on väga hea meel, et kristlik psühholoog Tiia Rister selle eestvedajana. Selle nimi on Koolikeel, seal käsitletakse koolielu kuigi erinevaid tahte, kui teil on huvi, siis meie kodulehelt on kõik järelkuulatav, see sari on järelkuulatav. Kõik ise vedas möödunud aastal sarja Kool ja kirik, ta käis läbi kõik Eestis tegutsevad kristlikud koolid. Ma usun, et selle sarjaga me olime väga informatiivsed, et nii mõnedki lapsevanemad, kes oma lapsi tahavad kooli panna, said teada, millised koolid need tegutsevad. Ühesõnaga see haridustemaatika tõesti ka mingil moel meie saatekavas on esindatud, aga põhi olemuselt ikkagi seesama kristliku elu valdkonda, et see hariduse lünk, et selle poole kindlasti me tahame lugeda kuulda. See pani kaks küsimust kokku. See esimene oli see, et Raadio 7, mida mina siin esindan, meie eesmärk on ühiskonda lõimida nende teadmistega, mida meie siis edastame. Samal ajal need raadiojaamad töötavad ikka litsentsi alusel ja litsents on väga määrab ära, mida siis on saate ja 10% uudiseid ja 10% eestikeelseid laule ja nii edasi. Aga need haridusküsimused, me edastame seda, mis elu toob, mida Eestis tehakse, räägime, mis on laulpunktid, see on täiesti tavaline. Aga eraldi meie sarjadena me püüame rääkida sellest haridusest ja kultuurisaatega. Sarjad ja see liikistupise pool otsas on ise autorina teinud aastaid. Raadio 7 oli esimene töökoht ja sinna paarkümmend aastat tagasi. Oma sari on Roosiaed, seal on kultuur väga laias mõttes, küll on haridusteemad, küll on ajaloo teemad ja nii edasi. Kes on kuulanud ja kes huvitub, siis kogu Roosiaed nimelt leida palju mõlemad. Ma tean ka seda näiteks, et väga paljud üliõpilased võtavad saateid maha, et pärast eksami vastata. Nii rääkida haridusest, aga põhimõtteliselt kui alustusliiki küsimust sellest funktsioonidest või mida me siis teeme ajakirjanduses või ajakirjanikuna või ka raadiotena, siis raadiojaamana siis ikka loomulikult informeerimine ja meelelahutus, see on nüüd see küsimus, et ilu on vaataja silmades ja kes mida otsib tänapäeval. Neid asju on nii palju, mida võiksin praegu aga kultuuriga rääkida, et on ju tänapäeval aina enam läinud asju ikka meelelahusega.
siis sellest kristlikust maailmas või sellest edastada neid uudiseid ja rääkida nii, et kõik, kes või enamus ja otsib meelelahutust, siis pakkuda kuulajale kaasaegses vormis teksti peab jääma iseendaks. Ja teisalt see Rai jäi mul nagu kahe silma vahel, aga tõesti ma arvan, et selles traditsioonilises tähenduses meelt me ei lahuta, ehkki mulle tundub, et me oleme siiski selline turvaline ja sõbralik ja meeldiv kaaslane. Ma arvan, et ei lähe nagu selle meele lahutamise alla, aga me aitame aega sisustada ja oleme siis tõsiseltvõetavalt turvalised. Kunagi väga ammu, võib-olla 20 aastat tagasi tegime nalja ja siis me saime väga kurja kirja, et niimoodi ei tehta Küsimus raadios. Aga nüüd sellest aastast igal hommikul 7:35 on meil naljamat. Meelelahutus on täiesti avalik-õiguslik tegevus, kuulub ka rahvusringhäälingu tegevuste hulka ja meelelahutus on seotud selle ühise keskkonna, ühise ruumi haldamisega, et meil on koos mõnus olla ja meelelahutus ja meelelahutus annab näiteks võimaluse ühendada erinevaid põlvkondi. Ehitaja annab võimaluse erinevaid huvigruppe, sihtgruppe ühendada, kui see on hästi tehtud. Ja see oleks küll väga veider, kui keegi ütleks, et rahvusringhääling peaks loobuma meelelahutusest. Igal pool Euroopas on ikkagi see arusaam, et avalik-õiguslik ringhääling peab olema rahva jaoks oluline ja selleks, et olla rahvale oluline, peab tegema meelelahutust, head meelelahutust. Sellega saab ainult nõus olla, aga muidugi erinevaid inimeste meelt lahutavad väga erinevad asjad. Et Eurovisiooni lauluvõistlus või Eesti laul kindlasti lahutab, aga samas ka poliitilised debatid Ameerikas lahutasid ka väga paljude inimeste meelt. Ja mõned olid naljakas, mõned olid kurb ja meelelahutus kindlasti ei ole ainult see, mille peal naerma hakkad. Et meelelahutus on võib-olla ka see, kus sa saad teadmisi, kus sa saad õpikaudu oskusi ja luua ka keskkond. Et ühest küljest on selle Lotmani mõttega, et kultuur on tekst suure tähega, tuleb ainult 100% nõus olla, võib-olla isegi 101. Ja minu arvates ma ei tahaks süüdistada inimesi selles, et nad ei loe. Natuke näib sinu ettekandest selline mulje, aga ma tahaks öelda, et nad ei hari oma oskust meelt lahutada, selle kaudu õppida. See kindlasti on küll üsna terav probleem, et kui ka Eesti Televisiooni meelelahutussaateid kritiseeritakse, et miks nad peaksid seal olema, siis kõik probleem on selles, et need saated, millest jutt käib, et minu meelt eriti lahutab, mul lahutavad need saated, mis võib-olla ei ole üldse meelelahutus klassikalises mõttes. Nii, järgmine 2 küsimust ja eelmine küsimus, et praegu on moes rääkida tõeajastust ajastust, et millal on siis tõeajastu ja mis on nende 2 ajastu erinevused ja kuidas inimene siis saab leida tõest informatsiooni või tuleb tõeline informatsioon inimesele kujundada, lugedes erinevaid allikaid. Toomas Paul ütles väga hästi, et kogu see tõejärgsus, et see on lihtsalt üks väga halb tõlge ja seda minu arust ei ole olnud. Ma arvan, et valetatud on kogu aeg, et seda on olnud väga palju ja tõe otsimine, see, mis mulle tundub tõde, võib-olla mõnele teist ei tundu ja see, mis mõnele teist tundub tõde, ei tundu mulle või meile, see on ka nagu selline vaieldav, aga kristlastel on üks väike eelis siiski on, et me oleme suutnud 2000 aasta jooksul kokku leppida kaanonis ongi kokku lepitud, et see on nüüd see, kuhu punkte juurde panna ei tohi. Et on mingisugune alus, millest me saame nagu lähtuda. Ja võib-olla, kui me nüüd arutame siin üksikuid
lühiajalisi perioode. No võtame kas näiteks Ukraina sõda, mis on emotsioonid hästi ühesed ja 10 aastat tagasi pronkssõdade äraviimine või mis iganes, siis sellest ei saa küll teha sellist järeldust, et tõde on muutunud või et ta pole enam nii oluline või üldse tema tähtsus on kuidagi teisenenud. Ma arvan, et tõde on kogu aeg olnud üks ja seesama, aga erinevate inimeste taju selle tõe osas muutub mitte ainult selles konkreetses ajahetkes, vaid kogu tema elu jooksul. Et kui me praegu korraks mõtleme selle peale, et kuidas te tajusite, mis on väärtused 85. aastal, siis kes julgeb tõsta käe püsti ja öelda, et tema mõtted on täpselt samad kui siis, no need, kes olid sündinud selleks. Kas tõde on muutunud? No küllap tegelikult mitte, aga mingid sellised teised aru saanud ja ma arvan, et see tõe järgmise sõna, see on üldse selline kole sõna, mida ma väldiks nagu laua pea ja mõned teised kole sõnad eesti keeles. Inglased näiteks valisid tema kõige koledamaks väljendiks, mis inglise keeles, kus on ühel aastal päeva lõpuks, aga eestlased on selle üle võtnud, et proovime selle kole väljendi ka eesti keeles nagu visata hästi kõrnalt ettevaatlikult kõrgudesse. jah, siin on selline küsimus, et võiks pika päeva istuda ja arvata, aga teiselt poolt vaadates asi on päris lihtne. Siin on kasutatud ka mõistet tõe põhjatu, põhjalt ära. Ja häda on selles, et selles situatsioonis, kus tehnoloogia toetab tohutut infovahetust, genereerib tohutut informatsiooni, millest suur osa on muidugi näiline, sest kui me vaatame ka näiteks Eesti ajakirjanduse tekste, mis on seal uudis, mis on fakt, siis väga palju sellest tekstimassiivist on sellised tead nagu keegi arvab midagi, keegi ütles midagi, keegi on seisukohal, keegi ennustab ja nii edasi. Ehk palju on niisuguseid tühi fakte. Aga mis ma tahan öelda, et selles olukorras, kus meist väga paljud ei saa hakkama selle info töötlemisega, mis on tõene, mis mitte, siis on tekkinud selline olukord, et inimene hakkab välja tõstma sellest meeletust infovoost endale meelepäraseid palakesi. Ja on tekkinud sellised huvikogukonnad sotsiaalmeedias ja selles huvikogukonnas hakatakse siis tekitama oma tõdesid. Ja võib jõuda selle olukorrani, et lihtsalt on üks kogukond, kes arvab, et maakera on lapik ja ongi võimalik. Nii et võime ka öelda, et sellel ei ole ajakirjandusega mingit pistmist, aga see huvitav lugu on siin selles, et isegi need inimesed, kes ütlevad, et nad üldse ei vaata midagi, nad kunagi ei vaata AK-d, nad kunagi ei loe ühtegi teksti, nad on siiski väga varmad kommenteerima AK saadet või mingisugust ajalehes ilmunud ajakirjanduslikku teksti. See tähendab, et tegelikult nad tarbivad seda ajakirjandust, aga nad tarbivad seda teatava kiiksuga. Ja siin ma kasutan sellist terminit nagu faktikaja, et see kaja või see tõde kajab nendes kambrites, seal sotsiaalmeedia niisugustes kogukondades vastu moondub ja neid kogukondasid on väga lihtne tüürida, kas näiteks propagandistlikel või välispoliitilistel põhjustel. Et see on see mehhanism, et lihtsalt me oleme uues olukorras, kus tõde on muutunud niisuguseks suhteliseks kogukondlikuks ja tekib niisugune kinnine ring, kes genereerib nii-öelda oma väärtusi ja oma tõde. Ja neid kogukondi võib väga palju olla üheaegselt. See on tehnoloogiast tulenev, mida nüüd Indrek rääkis. Aga Lotman on öelnud, et ta kirjutab ühes artiklis või essees õigemini sellest, et kuidas nõidade põletamine algas. Ja ütles, et kõiges on süüdi trükikunsti leiutamine. Et siis enne seda inimesed käisid kirikus, kuulsid ühte tõde ja kõik oli õige ja paigas. Siis trükiti esimesed raamatud, inimesed hakkasid lugema, said teada ja rääkisid sellest ja siis osa seal ei arvanud, et see on nii. Aga ajaloost võib leida igasuguseid fakte juurde, aga kui Nixon valetas, siis ta vist lasti lahti, aga kui Trump ütles, et midagi, siis ta
tunnistas, et see on alternatiivne tõde. Nii et maailm on muutunud, nagu Hendrik siin seletas pikemalt, aga Luhmann, kes on palju ka arutanud, kuidas infot vastu võetakse, ütleb, et see on 3-kordne selline lõng ja esimene on selles lõngas siis üks on see, et kes selle info kokku paneb, meil on tore sõna päeva uudised, kes teeb sellest päevast need uudised, mida see inimene teab, oskab ja mida ta sealt välja nokib. Järgmine on see, et kui see jõuab siis meieni, siis on see teine pool, et me põnkame nendele asjadele vastu, mida me tunneme või teame. Siin oli küsimus üsna alguses, et milline on meie haridus. Ja siis me sellest infost võime välja nokkida vaid need asjad, mis meile kõnetavad meid, millest me aru saame. Osa võib mitte arusaadavaks jääda. Ja kolmas on tegelikult see ajakirjanduse üks mõte, et kui me oleme need asjad ära rääkinud, et siis inimesed, hea oleks, kui saaksid kõik ühtemoodi aru sellest infost ja võtaks selle omaks ja sealt edasi. Aga me oleme fragmenteeritud maailmas, meil ei ole ainult haridus fragmenteeritud, ka need teadmised, nagu täna on siin räägitud ja siis sellest tulenevadki kõik need väikesed grupid. Ja muidugi see internet võimaldab seda. Just seesama, et need kaasaja tehnoloogiad, mis annavad inimesele võimaluse ise oma tõde kujundada, valida välja see, mis talle meeldib, võtta sealt, kus ta tahab. Et see on väga suur oht ja siin on igal ühel vaja tarkust, et selles segatikus orienteeruda. Ja sellepärast ma nüüd seesama kole sõna, mida Janek siin ütles, on pannud mind mõtlema või lahti mõtestama seda teesi, mida ma kuulsin tõesti veerand 100 aastat tagasi ja see oli mingisuguse lääne autori selline mõttekäik, et kristliku meedia tarbija on kõige usaldavam ja siis ma ei saanud sellest hästi aru, aga nüüd on kõik paika loksunud. Loomulikult ta usaldab, sest et see, mida meie vahendame või see meie tõde selle 2000 aastaga, ta siiski on olnud ajas muutumatu. Et kõigil on vaja tarkust, et kaasaja sellises infotulvase kireuses orienteeruda. Nüüd oskage öelda. Nii, ja viimane küsimus. Palun vastata ühe lausega, sest aeg hakkab täis saama, kohvipaus on tulemas. Me kõik vaatame telesaateid, kuuleme raadiosaateid, loeme ajalehti, vaatame ka internetist üht-teist. Kui te meenutate oma ülikooli aega, õppisite ajakirjandust või õppisite midagi muud, mina ei õppinud ajakirjandust, siis alati tekib küsimus, et kuidas me saaksime paremad ajakirjanikke ja mida ajakirjanikud võiksid õppida ülikoolis paremini. Et minu küsimus on siis selline, et kas te olete rahul ajakirjanike koolitamise ülikoolis? Kui vastus on jah, siis võib anda mikrofon edasi. Aga kui on üks ettepanek, siis palun see ühe lausega öelda. Ajakirjaniku koolitus kestab kogu elu, et seal ei ole võimalik, et sa kuskil midagi õpid punktid komad paika panema, oledki ajakirjanik, et ma ise alustasin 20-selt ja ütleme niimoodi, et ma ennast veel kompetentseks päris ei pea. Indrek võib-olla arvab, aga kogu aeg sa õpid ja kõik muutub iga päev. Raske öelda, ise õpetan, aga kindlasti võiks ehk paremini valida neid noori, kes tulevad ajakirjandusse. Et palju on niisugust, ma nimetaksin seda ballastiks, et uudistajaid on, kes arvavad, et see on nagu lihtsalt nagu väga tore, äge, aga ise ei taha panustada nagu oma mõistuse ja oskustega. Me Marega oleme õppinud Tartu Ülikoolis seda ajakirjandust ja ma arvan, et me mõlemad läksime õppima ikka ajakirjanikuks. Aga täna võib öelda, et õpetatakse mitte just eelkõige ajakirjanike, vaid meediatöötajaid. Et see ongi, et meil on ootus, et seal on isiksused, kes tulevad. Aga Janek ütles, et see on õpe, elukestev õpe sellel ajakirjanikul. Iga lugu, mida teed, enne seda õpid, et oleks midagi teistele ka vähemasti küsides
suunata, et rääkida, et õpetada tegelikult. mina olen selles osas vist õnnelik inimene, et ma tõesti olen Juhan Peegli õpilane, õpetasin ajakirjanduse esimese lennuülikoolis ja Juhan Peegli lause jätkugu ikka südant on olnud niisugune minu elu kreedo ja ma arvan, et seda südant mõistuse kõrval peab tänapäeva ajakirjanikel ka väga palju jaguma. Muidu ei maksa vist seda ametit pidada. Nii, aga 1 minut oleme üle läinud, aga väga tänan teid paneeldiskussioonil osalemast. Nüüd on paus pool tundi ja kell 12.30 siis saame jätkata juba teemaga hea haridus ülikoolis. Ja kohvikaus on siin nurga taga.